see on kindel, see on kivisse raiutud otsus, see on selline, et nagu siin ei ole enam mitte mingit ümbermõtlemist. See on nagu selline väikene võit iseendale, mille üle sa võid uhke olla. Tahan seda ilusat keha rohkem, kui ma tahan mäkki süüa. Mõtete vaigistamine versus oma mõtetega olemine. Aga selle juures muidugi on ka väga oluline lahti lasta sellistest imiteerivatest uskumustest, mis meil tihti väga sügaval sees on. Hello, sa kuulad Kirstordil podcasti ja kui sa vaatad videopilti, siis sa näed, et meil on täna selline teistsugune setup. See tähendab, ma istun enda diivanil, et ma ei hakanud seda professionaalsemat värki kõike üles panema. Nagunii on meil täna eriepisood ja ma lihtsalt tundsin, et ma tahaks kuidagi midagi sellist mõnusat, kodust ja chilli täna. Ehk siis täna niimoodi. Aga enne, kui me liigume siis tänase põhiteema juurde, siis tahtsin rääkida mingitest viimase aja võitudest ja ma ütleks, et võib-olla mulle endale on isegi seda segmenti praegu kõige rohkem vaja, sest et mul on viimasel ajal emotsionaalselt, vaimselt päris keeruline olnud. Nii et ma proovin keskenduda siis sellele, mis on hea ja jagan seda teiega ka. Üks asi, sihuke väike asi, aga oi, kuidas ma seda edasi lükkasin. Nimelt ma sorteerisin nüüdseks juba vist mitu nädalat tagasi oma riidekapi ära, tegin suure kevadpuhastuse ja kuigi mul oli nagu mega suur rõõm juba sellest, et ma üldse sorteerisin need asjad välja, siis midagi peab ju tegema siis nende riietega, mis sealt välja sorteeritud sai ka. Ja üks tore asi, mis sai eile tehtud, oli see, et ma viisin need riided, mille müügiga ma tegeleda ei jaksa, viisin riidekonteinerisse. Nii et see sai tehtud ja mis ma veel eile tegin, ma tegin algust sellega, et ma panin esimesed asjad Vintedisse müüki. Ma üritan meeles hoida, et ma paneksin selle oma Vintedi lingi kirjeldusse ka, aga jah, ma sain mingi, ma ei tea, äkki 6 asja sain sinna ülesse pandud, nii et nagu vähemalt algus. Et tegelikult mul on ilmselgelt väga palju rohkem asju, aga ma panin need ära, millest mul olid juba mõnda aega tagasi pildid tehtud, aga päris kõiki asju ma sinna Vintedisse ilmselt panema ei hakkagi, sest et ma kirjutasin oma lemmik kirbukale, kardekale, et ma tahaksin sinna boksi viia enda riideid. See on nagu nii palju lihtsam minu jaoks, ma viin need ühe korraga kohale, hinnastan nad ära ja siis lihtsalt nad on seal. Et ma ei pea nagu rohkem tegelema, ma ei pea pilte tegema, ma ei pea pakiautomaati neid asju tilgutama, aga neil ei ole praegu vaba boksi, ehk siis nad pidid mulle teada andma, et millal ma saan oma asjad viia, aga seniks ma siis mingisugused võib-olla mõned uhkemad asjad, fancy'mad asjad panen siis Vintedisse. Et see, ma nii lükkasin seda edasi lihtsalt, kuidagi nagu mu aju teeb need asjad veel suuremaks, kui need on ka ja siis ma lihtsalt lükkan, igatahes eile sai sellega algust tehtud, nii et see oli suur võit. Siis eelmine nädal olid 2 väga toredat PR-üritust. Mulle väga meeldivad need üritused, kus on mingisugune tegevus ja need mõlemad olid üles ehitatud tegevustele. Üks nendest siis Arm & Hammeri ühiskokkamine Food Studios, ma ei olnud seal varem käinud. Telliskivis ongi selline nagu köök, mis on mõeldud selleks, et sa saad seal, ma ei tea, firmaüritusi pidada, sünnipäeva pidada ja lihtsalt seal on nagu ruumi, et koos kokata. Et see oli väga-väga tore ja ma tutvusin seal uute inimestega ja nagu kuidagi hästi positiivne vibe jäi sellest sisse. Ja teine, mis oli järgmisel päeval, oli siis Passiflora lilleseade brunch. Ehk siis sai seal ise lillekimbu kokku teha ja kusjuures see lillekimp vaatab mulle praegu ka vastu ja see on ikka veel ilus ja värske, et väga mõnus oli ja mulle nii meeldivad sellised naiselikud tegevused. Et need mõlemad ausalt öeldes nagu tekitasid mul täitsa siukse mõtte, et mul on ju juubel tulemas, et äkki
äkki midagi sellist sünnipäeval teha. Et ma tahaks lihtsalt midagi toredat, ma midagi hullult ekstravagantset ei hakka korraldama. Mul on ikka nagu see minu sõbrannade punt, kes mul on ja midagi lihtsalt nendega midagi toredat tahaks teha. Ehk siis sealt kohe sain siukseid ideid, see oli väga tore. Ja nädalavahetusel sai peetud venna 23. sünnipäev ja tegime koos pitsasid, see oli vahva ja need tulid väga hästi välja ka ja selline perega veedetud aeg on alati väga oluline minu jaoks, nii et see oli väga mõnus. Aga jah, see nädal olen olnud nagu rohkem siuksel omaette nokitsemise lainel, et tavaliselt ma nagu iga nädal ju vlogin ja ma ilmselt vlogin ka selle nädala lõppu, aga praegu ma ei ole nagu nädala alguses mitte midagi vloginud. Et mis on ka vahelduseks siuke mõnus väikene puhkus justkui, noh, kuigi mitte päriselt puhkus, sest ma olen tööd ikkagi teinud, aga kuidagi jah, tunnen, et saan natukene võib-olla rahulikumalt võtta, et mul ei ole seda pinget, et ma peaksin midagi vlogis näitama. Et võibki olla praegu siuke igav ja rahulik elu. Vot, nii et sellised võidud tahtsingi siia algusesse välja tuua, aga liigume siis juba episoodi põhiosa juurde. Nagu ma siin episoodi alguses mainisin ja eelmises episoodis mainisin, siis mul on praegu selline vaimselt keeruline aeg ja kindlasti on uudishimu, et mis sul siis lahti on. Saan sellest ka täiesti aru, aga ma tunnen, et see on nii värske praegu, et ma ei taha sellest kohe rääkida, et ma kindlasti räägin sellest, aga lihtsalt mitte täna. Et täna ma pigem tahaks keskenduda sellele, et kui sul on ka võib-olla kas mingi keerulisem aeg või kuidagi selline mott on maas, võib-olla tunned, et sa oled kuidagi nagu paigalseisus, et mida siis teha. Et tegelikult ju on nii palju erinevaid situatsioone, mis meil elus ette tulevad, mis ei ole just nagu kõige positiivsemad ja ägedamad. Et võib-olla, ma ei tea, sa ei saanud seda töökohta, mida sa nii väga tahtsid, võib-olla õpingud pikenevad ja sa ei saa lõpetatud sellel ajal, millal sa tahtsid ja kuidagi see on hästi demotiveeriv või on eraelus midagi, mis lihtsalt nagu ei ole nii, nagu tahaks, et oleks või võib-olla sa oled just lahku läinud ja on selle tõttu kuidagi emotsionaalselt raskem, et mis iganes see situatsioon, siis see tänane episood on sulle ja see on ka mulle endale tegelikult, et meelde tuletada kõiki neid asju, mida teha selleks, et iseennast aidata sellisest raskemast kohast välja tulemisel siis. Ma alustan sellistest nagu baasasjadest. Esiteks tuleks iga päev käia õues. Reaalselt see teeb suure erinevuse. Et lihtsalt minnagi kas või, sa ei pea üldse pikaks minema, kas või 20 minutiks õue. Et hingata natukene värsket õhku, ennast tuulutada. Ja kui veel on päikseline päev, siis kohe kindlasti minna sellisel ajal, kus sa saad seda päikest nautida. Valgus juba lihtsalt teeb nagu meie närvisüsteemiga midagi, et see aitab lihtsalt nagu, ma ei tea täpselt mingisugust nagu teadust selle taga, aga ma tean seda, et see mõjutab ja mõjutab päris palju ja ikka ainult positiivsuse suunas, nii et kas või natukeseks minna mingisugust jalutustiiru tegema, kas või, et kõnnid poodi, ostad sealt poest mingi toreda snäkikese võib-olla endale ja tagasi, oleneb kui kaugel sul see pood ka on, et parem oleks siis, kui ta on ikka natuke kaugemal, mitte ainult üle tee minna. Või teed kas või, ma ei tea, lähedal olevate majade ümber mingisuguse tiirukese, et lihtsalt korraks nagu tulla sealt kuskilt oma urust ja oma mõtetest välja ja saada värsket õhku. Siis teine asi, mis alati aitab. See
see halvemaks ei tee mitte kunagi, on enda keha liigutamine. Nüüd oleneb, on ju, mis harjumused kellelgi on, et mina näiteks käin jõusaalis ja ka siis, kui mul on nagu vaimselt raskem, siis ma ikkagi üritan ennast vedada sinna jõusaali, sest et ma lihtsalt tean, et see on hea mulle. Isegi kui see alguses tundub jube tüütu ja ei viitsi üldse, siis pärast on ikkagi kas või natukene parem olla, kui oli ennem. Ja ma olen vist natukene ka sellest mingil muul hetkel rääkinud, sellest nagu jõusaali motivatsioonist, aga ma mõtlesin, et ma ikkagi puudutan siin episoodis ka seda, et paljudel on küsimus, et kuidas sa nagu oled nii motiveeritud, et sa iganädalaselt käid jõusaalis, et ma kuidagi üldse nagu ei suuda minna ja kuidagi nii raske on. Ehk siis, mis on minu jaoks nagu põhilised asjad? Ma otsustan alati eelneval päeval ära, et ma lähen järgmine päev. Kui ma siis otsustan minna, siis see on nagu eelneval päeval otsustatud. Ja seda sellepärast, minu puhul just eriti, et kuna ma käin hommikuti trennis, siis selleks, et ma ei hakkaks iseendaga seal hommikul üldse kauplema ega vaidlema, siis ma teen selle otsuse varem ära, see on kindel, see on kivisse raiutud otsus, see on selline, et nagu siin ei ole enam mitte mingit ümbermõtlemist. Okei, on väga üksikud erandid, ütleme, kui tõesti tervis peaks olema millegipärast hommikul väga halb, siis jah, seda saab ümber mõelda, aga ma räägin nagu siuksest argipäevast, on ju, siuke tavaline päev, siis ma ei vaidle endaga. Ma olen autopiloodi peal hommikul, kui ma tõusan, ma lihtsalt panen riidesse, ma ei mõtle sellele, et kas ma tahan minna või ma ei taha minna. Ei, seal ei ole sellist mõtet. Seal on see, jah, ma lähen, sest eile ma otsustasin, et ma lähen. Ja rohkem ei olegi mitte midagi. Et ma nagu ei lase isegi nendel mõtetel üldse esile kerkida. Ma olen täiesti autopiloodi peal, panen riidesse, mina alati natukene söön ka ennem trenni minekut ja siis ma juba lihtsalt lähen uksest välja. Vaata, kõige olulisem on see, et sa sealt uksest välja saad juba. Kui sa oled juba oma kodu uksest väljas, no ega sa siis ikka tagasi ei astu küll ju. Ja siis ongi oluline, et sa jõuaksid siis sinna jõusaali uksest sisse. Et kui sa juba sinna kohale jõuad, siis midagi sa seal ikkagi ju teed. Ütleme võib-olla, kui on tõesti väga raske päev ja lihtsalt see on kõik nii raskelt tulnud juba see sinna jõudmine, siis okei, teedki mõned harjutused, teed kergema päeva, teed mõned asjad ja lähed koju. Aga et sa midagi ikkagi teed ja see on juba palju parem kui see, et sa ei lähegi. Ja see on nagu selline väikene võit iseendale, mille üle sa võid uhke olla. Et ma arvan, et eriti sellistes nagu keerulisematel ajahetkedel elus on nii oluline teha mingeid asju, mille pärast sa saad uhkust tunda enda üle. Et sul oleks millegi üle rõõmustada. Näed sa, ma olin nii tubli, et ma tulin täna. Et kas või juba sellepärast minna kohale. Ja kui nüüd rääkida lihtsalt eraldiseisvalt nagu trenni motivatsioonist, siis mis mind praegu on ennast aidanud väga, on lihtsalt see, et ma käisin ju aasta alguses Sri Lankal reisil. See oli väga imeline reis, aga ütleme nii, et nagu bikiinides ma võib-olla ei tundnud ennast nagu kõige enesekindlamana. Ei olnud midagi hullu, aga lihtsalt nagu selline, et võiks nagu paremas vormis olla. Ja see oligi see nagu motivatsioon, mis mul oli vaja, et meil on suveni on aega veel, too hetk siis oli, et mul on aega ennast veel kokku võtta selleks, et ma suvel tunneksin ennast bikiinides hästi. Ehk siis ma tahan seda ilusat keha rohkem, kui ma tahan mäkki süüa. Miks ma just selle mäkki söömise välja toon, sellepärast, et minu suurim nõrkus on igasugune rämpstoit. Et ja eks see aitab ka sellega, et ikkagi sinna trenni ennast kohale vedada, kuigi ütleme selle ma olen nagu suht endal nagu sisse harjutanud, et mul seda iseendaga kauplemist nagu põhimõtteliselt ei ole, siis ikkagi see visioon sellest, milline ma tahan suvel või tegelikult üldse on ju aastaringselt välja näha, kuidas ma tahan ennast tunda enda kehas, see
see on nagu nii tugev, et see on tugevam kui tahe siis jah, süüa mingit rämpsu. Ehk siis see nagu aitab ka motivatsiooni hoida. Aga jah, see nüüd ei olnud iseenesest seotud niivõrd siis mingist raskemast ajast läbitulemisega. Ja kui ei ole seda jõuksi harjumust või ühesõnaga sa lihtsalt sinu ellu ei kuulu jõusaalis käimine, siis leia mingisugune muu viis, kuidas keha liigutada. Sest igasugune liikumine, see jällegi, vaata, ma ei tea seda teadust seal taga, aga see kuidagi paneb sul selle vere liikuma ja kuidagi nagu selline, see vist vabastab ikkagi mingid endorfiini või no mingid, ma ei tea, õnnehormooni või midagi see igatahes teeb, et sa ei saa peale keha liigutamist ennast tunda halvemini, kui sa ennem tundsid. See nagu, see ei ole võimalik. Ehk siis võib-olla võtagi kas või YouTube'ist mingisugune kodutrenn lahti ja kas või 20 minutit tee mingisugust kodust liikumist või mine sõida jalgrattaga, ma ei tea, kes võib-olla rulluisutab, et siis seda või midagi, mis lihtsalt liigutab su keha ja mis sinu jaoks tundub siis kõige meeldivam variant, lihtsalt, et sa saaksid liikuma. Mis on veel hästi oluline, on sõpradega aja veetmine või lähedastega aja veetmine. Et eriti, kui sa oledki kuskil oma mingisuguses mustas augus, siis tuleb sealt välja ronida ja make it happen lihtsalt. Ei pea selleks olema mingisugust suurt tähtpäeva, et ajada kokku oma sõbrannad. Mina just paar päeva tagasi siin kuidagi nagu hüppas pähe see mõte, et aga miks kuna mul on nagu palju erinevaid sõbrannade gruppe, kes nagu kõik omavahel ei ole otseselt sõbrannad, et siis ma nagu kutsun kõik oma sõbrannad kokku ainult siis, kui on nagu tõesti mingi sünnipäeva tähistamine või siis tõesti, kui ma pidasin seda kirstordil pidu. Aga muidu nagu tavaliselt mitte. Aga siis ma siin paar päeva tagasi mõtlesingi, et mulle hästi meeldib nagu host ida ehk siis enda juurde külla kutsuda inimesi ja pakkuda midagi head. Siis mõtlesin, et mulle meeldib see ja mulle meeldivad kõik mu sõbrannad ja ma ei tea, kes on vaba, millal vaba, aga ma lihtsalt viskangi sinna oma sünna chatti, mis mul oli juba aasta alguses tehtud, viskan õhku nagu idee, et kuulge, kes on, ma ei tea, neljapäeval, reedel vaba, andke mulle pollis teada, et kumb päev paremini sobib, kumb rohkematele sobib, et tulge külla, ma teen kokteile ja lihtsalt nagu chillime, no pressure, kui ei saa tulla, et see nii eksprompt tuli see idee on ju ja nüüd mul ongi paar sõbrannat külla tulemas. Et lihtsalt nagu visata õhku mingisugune idee, kutsuda külla inimesi, ma ei tea, minna õhtusöögile, midagi lihtsalt, et saada jällegi kodust välja, et suhelda inimestega, sellepärast et selline oma inimestega suhtlemine, no jällegi see nagu ei saa tuju halvemaks teha, kui su ümber on head, toredad inimesed, siis see ikka jälle tõstab sinu tuju, kuidagi tõstab sind nagu kõrgemale vibratsioonile nii-öelda, et toob sind jällegi sealt oma urust välja. Ja ma arvan, et sõpradega koos on ka nagu lahe ka mingit ühistegevust teha, et see ei peagi olema ainult mingi ma ei tea, kuskile sööma minemine, vaid võib ju ka hoopis midagi muud, midagi sportlikku, kellele mis sobib või mingi uus elamus, ma ei tea, muuseumikülastus, mingisugune, ma ei tea, keraamikaring, et kogeda võib-olla ka midagi uut. Jah, tegelikult see viibki mind mu järgmise punkti juurde, millest ma nüüd ise millega mul on raskusi. Et mis ma arvan, et võib kuidagi elus asjad liikuma panna ja kuidagi sind ka nagu, ma ei tea, kas siis just masendusest välja tuua, aga ütleme sellest raskest kohast üle tuua, on mingite uute asjade proovimine. Ja vot siin ma nüüd tõesti nagu räägin seda iseendale ka, sellepärast, et minul on nõme asi see, et
uute asjade proovimisega kaasneb minul räige ärevus ja stress. Ma täpselt ei ole aru saanud, kus see mul nagu tulnud on, aga ma kardan uusi asju proovida. Vist sellepärast, et ma nagu juba ette kardan, et ma olen halb selles, hästi sihuke totter, aga sellegipoolest ma ikkagi üritan aeg-ajalt ennast sellest mugavustsoonist välja tuua ja proovida mingeid uusi asju. Et kas siis mingit uut hobi, mingisugune oskus, mida sa tahad omandada. Minul oli üks suurimaid, parimaid näiteid sellest on see, kui ma ujumistrenni läksin, et ma ei osanud ju enne ujuda ja siis ma vaatasin välja, Kalev Spa teeb täiskasvanutele ujumiskursusi ja läksin. Ja tänu sellele tunnen ennast kindlasti vees nagu mõnusamalt tänaseks päevaks. Aga see võib ju olla hoopiski mingi uus spordiala, padel, megapopp on ju, mina ei ole näiteks proovinud või igasuguseid vahvaid asju on ju kindlasti, mida ei ole proovinud, mis võivad sihukest uut energiat tuua või mõtle, kui sa hoopis avastad mingi uue asja, mis sulle täiega meeldib. Ma ei tea, lähed tennist mängima ja avastad, et see on see, millega ma tahan tegeleda. Et ma arvan, see ka toob sellist uut energiat ellu. Aga samas tahtsin ikkagi ka rõhuda sellele, et väga oluline on teha neid asju, mis sinu tassi täidavad, mis sinu südant täidavad, mis sind rõõmsaks teevad. Et eriti just nendel keerulisematel aegadel panna teadlikult rõhku sellele, et mõtle enda jaoks nagu läbi, et mis mulle meeldib teha, mis paneb mu silmad särama, peale mida mul on alati hea tuju ja siis kohe endale nagu nii-öelda graafikusse panna need asjad või et teha ruumi selleks, et just neid asju teha. Olgu selleks siis shoppamine või ma ei tea, inimestel on ju nii erinevad. Mina nagu kuidagi sellel aastal avastasin, et ikkagi selline kunstiline ja loov pool minus oli vahepeal kuidagi nagu soiku jäänud, ära kadunud, aga nüüd, kui ma selle taas elustasin, siis ma sain aru, kui väga sellised tegevused mulle rõõmu pakuvad. Ongi mingi maalimine, joonistamine, sihuke mingi nokitsemine, et heegeldamine isegi, kuigi seda ma nüüd ei ole jälle mõnda aega teinud, aga et kuidagi leia üles need asjad, tuleta meelde need asjad, mis on sind rõõmsaks teinud, kas või võib-olla elu jooksul ja mida sa võib-olla polegi pikalt teinud. Kas või, ma ei tea, kooliajast äkki meeldis tikkimine näiteks. Võtta uuesti kätte see ja proovi. Äkki see toob sulle praegu ka täiega palju rõõmu ellu. Et ja tee siis nende asjade jaoks ruumi. Ja vot nüüd me jõuame nagu selle raskema kohani, kus ma ise kindlasti ei ole ka nagu seda balanssi leidnud ja ma ei tea, kus see balanss täpselt on. Mida ma silmas pean, on siis seda, et mõtete vaigistamine versus oma mõtetega olemine. Et kui on ikka on nagu vaimselt väga raske, siis ma arvan, vahepeal on nagu oluline mitte lasta endal nagu liiga spiralida sinna nagu negatiivsusesse, kurbusesse. Ehk siis mingites hetkedes, ma arvan, on vajalik ennast sealt nagu täitsa kohe tehislikult nii-öelda välja tuua, panna käima mingisugune hea seriaal või filme vaadata. Minu puhul ka, mis ma jälle olen taasavastanud, ma ei saa öelda vist taasavastanud, nii pikka vahet mul nüüd ka ei jäänud, aga mõnda aega ma neid raamatuid väga nagu ei jõudnud kuidagi lugeda, aga nüüd ma olen jällegi nagu aega teinud selle jaoks, et lugeda ilukirjandust just. Ma pean silmas, kui ma mõtlen ka nagu mõtete vaigistamisel nii-öelda, et siis võib-olla eneseabi võib ka muidugi siin nagu välja tuua oma kuskilt spiralist, aga ma arvan, et ilukirjandus töötab veel paremini selles osas, et oleneb, mis kellelegi meeldib. Mina loen neid armastusromaane, aga kellele meeldivad võib-olla krimkad või mingid ajaloolised teosed, et siis lugeda, kuulata podcast'e, mis meeldivad. Aga jah, et kust läheb see piir, et sa tegelikult ju pead oma tundeid tundma ka,
sa pead seda kurbust või mis iganes viha või mis iganes tunne su sees on, neid peab ju ka tundma. Et neid ei tohi ära jätta. Ja muidu, kui sa neid ei teadvusta ja ei tunne, siis need võib-olla pulbitsevad mingil muul hetkel sinust välja. Et aga kus see piir on, vot seda ma ei tea, eks seda peab ise ilmselt tunnetama. Ja mis aitab olla paremas kontaktis enda tunnetega ja kuidagi paremini aru saada, kus sa omadega oled, miks sa midagi tunned ja võib-olla lõppkokkuvõttes ka, kuidas sellest kõige paremini välja tulla, on oma mõtete kirja panemine. Selle idee, see kontseptsioonina ei ole ju tegelikult midagi uut, aga kuidagi minus ärgitas selle soovi mu sõbranna Katriin, kes teeb siis Women Wellnessi naisteklubi. Et tema tihti ikka räägib sellest, kuidas ta panebki iga päeva alguses oma mõtted päevikusse kirja ja et see aitab nagu olla paremas kontaktis iseendaga, paremini aru saada, mis sinu sees toimub. Ja ma arvan, see on mega oluline, ehk siis ma ostsingi endale nüüd uue märkmiku ja proovin ka seda kirja panemist. Et see aitab võib-olla ka paremini läbi töötada neid mingisuguseid keerulisi tundeid, mis sees pulbitsevad. Ehk siis ma arvan, seda ma ka täitsa soovitaksin. Ja mis veel üleüldse elus, ma arvan, aitab väga ükskõik kus sa parasjagu oma elus oled, on mediteerimine. Ka niisugune võib-olla paljude jaoks nagu hirmutav sõna või kuidagi võõras asi, aga ega see mediteerimine tegelikult ei ole mitte midagi muud kui hetkes olemine. Et see on praktika, mis aitab sul olla hetkes, aitab sul keskenduda olevikule, mitte olla kuskil pidevalt minevikus või tulevikus. Et mediteerida saab ju erinevat moodi, et kui sa oled juba pro-tasemel, siis istudki vaikuses ja keskendud hingamisele ja sul peas ei olegi mitte ühtegi mõtet. Mediteerimise idee seisneb selles, et sa ei mõtleks mitte millelegi. Et sa lihtsalt oleksidki hetkes, keskenduksid oma hingamisele ja lülitaksid korraks kogu selle muu maailma välja. Kõik sotsiaalmeedia, virvarri, töömured, peremured, kõik paneksid korraks pausile. Et sellel eesmärgil see mediteerimine nagu on, aga kui nii pro-tasemel ei ole, mina näiteks, siis sobivad väga hästi sellised guided meditation'id. Neid leiab ka YouTube'ist ja mingeid erinevaid äppe selle jaoks ka, et siis keegi aitab sind läbi sellest, alustada kas või 10-minutilisest meditatsioonist, et keegi 10 minutit aitab sul keskenduda oma hingamisele ja sellele, et sa suudaksid üldse hetkes olla, sest tegelikult see on alguses väga-väga raske ja selles suhtes ma räägin seda kõike praegu iseendale täpselt sama palju kui teile, sest et kunagi ma sain päris hästi sisse selle mediteerimise harjumuse ja ma jõudsin sellega isegi nii kaugele, et ma tõesti tundsin oma igapäevaelus ka selle mõju juba. Et ma suudan olla hetkes ja et mu aju kogu aeg ei jookse minust ette. Aga nüüd tegelikult juba mitu aastat on see mul täiesti soiku jäänud ja ma tunnen ka seda, kuidas mul on väga raske olla olevikus. Mu aju kogu aeg mõtleb sellele, mis peaks järgmisena tegema, mis on vaja homme teha, mis on vaja veel täna ära teha ja kõik niisugune argi virvarr käib kogu aeg ajust läbi. Ehk siis tegelikult siin on nagu väga suur nõuanne mulle endale, et ma uuesti võtaksin selle ette. Minu jaoks on olnud kõige lihtsam nagu hommikul esimese asjana, äratus käib, sa ei hakka isegi jällegi mitte ühtegi mõtet mõtlema, paned selle guided meditationi peale, istud ja hingad ja siis see on nagu selline hea algus päevale. Ja teine asi, mina ikkagi usun manifesteerimisse. Ehk siis meil on oma sõnade ja mõtetega võimalus luua enda reaalsust
Et jällegi võib-olla läheb sinna kirja panemise alla see, et kirjutadagi välja, millist elu sa tahad, ma ei tea, millist tööd sa tahad, millist kaaslast sa tahad ja kuidas sa ennast tunned siis, kui sa elad selles reaalsuses, kus sul on see töö või see kaaslane või see kodu. Ja hästi elavalt ka visualiseerida neid asju. Ja ma usun, et siis need asjad ka realiseeruvad. Aga noh, selle juures muidugi on ka väga oluline lahti lasta sellistest limiteerivatest uskumustest, mis meil tihti väga sügaval sees on. Et kas siis lapsepõlvest või lihtsalt elu on nii palju klopsinud, et võib-olla on raske uskuda seda, et no mis iganes, minust saab miljonär või ma saangi teha oma unistuste tööd, et tihti meil on enda ajus nii suured plokid ees, et meil on raske isegi kas ette kujutada seda või uskuda, et see võiks reaalsus olla meie jaoks. Et siis tuleb ka nende limiteerivate uskumustega tegeleda ja noh, muidugi üks kõige olulisemaid asju, mida saab enda jaoks teha, kui elus on keerulised perioodid, on minna kas siis psühholoogi või terapeudi juurde. Et seda mina praktiseerin varsti juba 1,5 aastat, umbes nii iga kuu käin. Et saad kuidagi mingid asjad enda sees lahti harutada ja mingit uut hingamist, uut mõtlemist ja noh, kindlasti on paljudel inimestel ka lapsepõlvest mingisuguseid asju, millega tegeleda, oma sisemise lapsega tegeleda. Et tihti me paraku kanname enda täiskasvanu ellu palju lapsepõlve haavasid, mis mõjutavad meie otsuseid ja tundeid nagu praegusel täiskasvanu eluhetkel. Et siis selleks on väga hea käia teraapias, tegeleda sellega, et parandada ära need sisemised haavad, et need enam sind ei takistaks, ei mõjutaks ja siis ka saab elu kindlasti minna kergemaks, ilusamaks ja sul on endal nagu kergem liikuda enda unistuste elu poole. Vot, nii et sellised mõtted täna minu poolt. Ja praegu lihtsalt veel viimase asjana tuli mõttesse ka see, et miks mitte ka ükskõik mis ajahetkel teha vision board. Et noh, inimesed nagu seostavad seda vision board'i kuidagi hästi nagu aasta algusega, noh ka kindlasti väga tore nagu uue aasta alguses teha, aga miks mitte ka siis, kui ongi mingi raskem hetk ja sul on vaja mingit lootuskiirt või kuidagi see vision board aitab sul ka visualiseerida seda, mida sa tahad ja olla pigem nagu sellises positiivses mõtteviisis, mitte kinni nagu selles, mis on kõik halvasti ja et mul ei lähe nii, nagu ma tahtsin ja et pigem jah, suunata nagu see mõtteviis sinna positiivsuse suunda, ehk siis võib-olla ka vision board'i tegemine aitab ja see vision board ju, see võibki olla ka seotud siis parasjagu just selle teemaga, millega sina rinda pistad või millega sul keeruline on, et kas või panedki vision board'ile kõik sellised pildid, mis sümboliseerivad mingit töökohta, mida sa tahaksid või suhet, mida sa tahaksid või seda kodu, mida sa tahaksid. Et võib-olla aitab ka kuidagi positiivsemalt edasi minna. Vot, aga anna mulle kommentaarides teada, kas midagi mu jutust aitas, resoneerus või kuidagi, et ma hästi hindan teie tagasisidet, et ma nagu seda ei taha, et ma siin, ma räägin küll üksinda, aga ma tahaks, et te muga kaasa räägiksite kommentaarides, et kas sa said siit videost midagi või mis sind rasketel hetkedel on aidanud kõige rohkem, vot see oleks ka väga-väga armas, kui te sellest räägiksite kommentaarides. Et mis on need mingid tegevused või mõttelaadid, mis rasketel hetkedel aitavad või mis sind üleüldiselt motiveerivad elus. Et pane kindlasti kommentaaridesse kirja ja räägi minuga kaasa ja suur aitäh, et sa seda tänast chillimat eriepisoodi kuulasid ja kuulame-näeme juba järgmises episoodis. Tšau!